Kas te kuulete mind? Tere! Kas te kuulete? Okei, te Kuuleme küll, noogutate. Tore, aitäh. suur tänu, väga hea. Tore, ma üritan sellega hakkama saada. Palju terviseid siit Itaaliast. Nagu Heidi ütles, on tegemist siis Bologna ja Milano Eesti kooliga. Ja ma üritan oma slaidid siin kohe teieni tuua. Jah, nii see vist käib. Condiviidi ja nüüd peaks näha olema. Jah, on jah, eks on tore. Jah, Bologna ja Milano Eesti kool pluss Riimini. Ma sellepärast niimoodi kirjutasin, et meie niisugune kõige esimene nimi oligi Bologna ja Milano Eesti kool ja me nimetame ennast endiselt selle nimega, kuigi tegevus toimub praegu ainult Milano harus. Aga sellest pisut ka edaspidi. Ja teine asi, me oleme siis asutatud 2012. aastal ja kui ma seda slaidide rida kokku panin, siis ootamatult tuli see ka mulle üllatuseks, et järgmisel aastal on meil 10 aastat täis. Ja see on meie kooli logo ja siit on ka näha Bologna ja Milano Eesti kool ja Milano isegi 2 A-ga, sest et 10 aastat tagasi ja peaaegu 10 aastat tagasi meile tundus Milano veel 2 A-ga sobivat. Selle logo tegi Gerda Märtens, kes on igati tuntud Eesti illustraator ja praegu ka kirjanik, lastekirjanik, nii et tema tollal, kui ta selle meile joonistas, õppis ta illustreerimist Itaalias ja sellepärast meil õnnestuski seda endaga kaasa haarata. Nii, siin slaidil on rida inimesi, rida nimesid. Mina olen küll siin üksinda siin teie ees, aga tegelikult selle 9 aasta jooksul, meie tegevuse aasta jooksul on sellest koolist läbi käinud palju teisi õpetajaid ja sellepärast ma nad siia üles kirjutasingi. Meie muusikaõpetaja Maiu Kull, meie muusikaõpetaja Ile Saar, kes õppis tollal Milano konservatooriumis klassikalist laulu ja meie käsitööõpetaja Malja Reier ja käsitööõpetaja Riina Sepp. Ja ma ei tahtnud sellest nimekirjast välja jätta ka lastevanemaid, sest et suur tänu, teate ehk isegi, kui oluline on lastevanemate roll selles, et laps üldse Eesti kooli välismaal tuleb. Need õpetajad, mina olen küll hetkel ainuke õpetaja Bologna ja Milano Eesti koolis, aga need õpetajad on aastate jooksul kas siis pikemat või lühemat aega meiega koos olnud. Ja veel seda, et me käime koos siis ainult 1 kord kuus ja nagu ma ütlesin, Milano harus 1 kord kuus pühapäeviti. Ja teise nimekirja tahtsin ma teile ka tuua ja siin nimekirjas on siis meie niisugused 3 niisugust sammast, mille peal mille seltsis me ennast niimoodi väga hästi tunneme. Kindlasti oleks siin ka Eesti Instituut, aga seda ma ütlen teile niimoodi suuliselt ja otse, aga Eesti Lastekirjanduse Keskus ja te näete veel hiljemgi ja Eesti Suursaatkond Roomas ja Täheke on olnud siis need meie suureks abimeheks läbi nende 9 aasta. Ja nii me alustasime 2012 september Bologna, ühesõnaga mina elangi Bolognas, see asub Põhja-Itaalia lõunaosas. Milanosse ei ole siit kaugel minna, tund aega kiirrongiga. Aga see oli aeg, kui meil ei olnud ka kooliruume, meil ei olnud mitte midagi, siis me alustasime ja saime kokku pargis ja see oli september ja seda on siit niimoodi hästi tore vaadata minul endalgi.
Ja me alustasime suurelt, me korraldasime kohe Ex Librise võistluse ja sellel võtsid osa 2 kunstnikku. Üks neist oli jällegi Gerda Märtens, kes ka võitis selle. Ja teine oli Maria Moscato, üks Ameerika kunstnik. Ja kolmas, kes ka esikoha sai laste arvestuses, oli Anna-Sofia Cavaliere, üks meie õpilastest. Ja 2013 olime me siis juba Milanos, nii et aasta hiljem avasime me haru Milanos ühe kirikukoguduse juures, see on siis Milano äärelinnas ja siiamaani oleme samades ruumides. 2013 juhtus ka see, et me korraldasime esimest ja kahjuks ka viimast korda Eesti laste kevadpäevad ja me läksime Kesk-Itaaliasse, Abruzzosse, kus siis toimus suurepärane ettevõtte meie siis eestvedamisel ja siit ka need lapsed, kes tollal olid väikesed, aga nende seas ka minu tütar, kes praegu on juba 16-aastane, nii et aeg on lennanud. Ja siin näete te ühte posterit ja see on Aino Perviku Kassiemme. Me esitlesime seda Bolognas ja koostöös Eesti Lastekirjanduse Keskusega. Aino Pervik, tema ise Bolognas tol aastal võtsime väga suurelt ette ja toimus väga üritus, kus siis siin näete te niisugust töötuba. See oli tõepoolest väga lõbus. Ja siis meie jõulupeod, ma siin üritangi nagu ritta panna kõiki neid toredamaid ja suurhetki ühesõnaga ja nende hulgas ka jõulupeod. Siin see lumememmel on küll üks niisugune napsiklaas käes, aga ma mäletan, et me saime sellele jälile või me märkasime seda juba siis, kui poster oli valmis tehtud, nii et loodan, et kõik annavad andeks. Aga jõulupidude juures on tore see, et sinna saab kaasata ju kõiki lapsi ja lapsevanemaid ja pildil ei ole ema, isa ja laps, sugugi mitte. Signe on näiteks Riiminist ja Kaspar oli Milanost ja väiketüdruk oli Sardiinia saarelt, nii et kokku oli meid tõesti igal poolt üle Itaalia sel aastal, tol aastal ja need pildid on ka vägevad, kas pole. Ja meil Bolognas ei olnud pikalt häid ruume, me ei olnud nagu nendega rahul, olid koledad ja vanad, aga siis saime uued ruumid ühel hetkel ja see oli väga suur uudis, väga suur rõõm meile Naisuuringute Keskuse Fondazione Orlando juures Bologna kesklinnas ja Bolognas me siis need aastad seal tegutsesimegi. Ja veel üks jõulupidu Bolognas, nii et laulmine ja need toredad naeratused, ma arvan, et sellepärast me neid asju teemegi, et niisugusi naeratusi saada. Ja 2015 lähme ajas edasi ja meie kooli või kooli lapsed said külastada Eesti paviljoni Milano Expol ja tänu Eesti suursaatkonnale Roomas, kes meile need piletid andis või kutsed. Ja siit ka pilt Eesti paviljonist, nägime Eesti metsa ja kuulasime linnulaulu ja saime kiikuda. Tulles veel tagasi koostöö juurde Eesti Lastekirjanduse Keskusega, siis üks meie kohtumistest oli koomikukunstnike Elina ja Joonas Sildrega 2018. Meie õnn Bolognas, see toimus Bolognas ja õnn Bolognas ongi see, et siin toimub kord aastas toimub
lastekirjanduse mess, kus juba paarkümmend aastat on Eesti boks esindatud olnud, nii et tänu sellele üritusele oleme me alati saanud endale kooli kutsuda kas illustraatoreid või Eesti lastekirjanikke ja tol aastal olid siis meil külas Elina ja Joonas Sildre. Ja ka see on meie traditsioon, niisugune kord aastas kutsume lapsi spordipäevale. Siin see ongi. Siin toimub siis saapa viskamine ja köie tõmbamine ja kõik need naeratused sinna otsa, nii et ja muidugi ka pärja põnumine, need on kõik niisugused olulised ja mängulised tegevused. Ja jätsin rääkimata Riiminist, aga meie, kuna Itaalia on niisugune maa, et teate ise, eks ole, kaardi pealt vaadates pikk ja kitsas, et ühest kohast teise sõitmine on tegelikult üsna tülikas, vahemad on väga suured, siis minu ja minu kolleegide idee on alati olnud see, et läheme ise kohale, et lapsed, et meie tuleme ju iga kord alati kohale, et kui laps peaks kauge maa tagant koolis käima, siis mitte alati ta ehk ei jõuagi sinna kooli, ja sellepärast me Riiminisse läksimegi. 2018-2019 panime me Bolognas uksed kinni, sellepärast, et siin enam kooliealisi lapsi ei olnud ja avasime aastaks ajaks Riiminis oma haru ja meil olid ka seal väga toredad ruumid. Ja see oli ka aasta, kus me esmakordselt tõime lavale ühe näitemängu Loomade talvekorter ja siin on ka näha meie õpetaja Riina Sepp, tänu kellele see teoks sai. Nii et tõeline suur üritus. Lapsed väga tublid, kus juures me töötame väikeste ja suurtega ühises klassis, mul jäi see nimetamata. Ja mitte kõik ei räägi soravalt eesti keelt, nii et nende jaoks oli see tükk tegemist, aga valmis me saime. Ja siin veel üks tore niisugune huvitav kohtumine endiselt Riiminis ja saime kokku lastekirjaniku Liis Seinaga ja toimus niisugune töötuba endiselt lastekirjanduse messi raames siis. Ja veel meie traditsioonidest, ühesõnaga raamatulaadad, mis tähendab seda, et minul endal kodus on suur hulk Eesti lasteraamatuid, mis siis kord aastas toome siis laudadele ja kutsume vanemaid ka ise üles kaasada oma raamatuid ja neid vahetama oma vahel. Ja veel üks traditsioon ja need on siis need meie piparkoogi võistlused, võib-olla ei ole see üllatav või midagi uut, aga lastele väga meeldib ja piparkook ja oleme veel mõelnud vahukoore kuklite võistluse peale tulevikus. Aga ka uued traditsioonid, me oleme väga avatud selles mõttes, et iga aasta toob midagi uut kaasa ja näiteks seekord sel aastal kooslugemine Eesti kirjanduse päeval, kus me lugesime Aino Perviku Kunksmoori ja siis loomulikult ka joonistasime sellel teemal. Ja siit üks joonistustest, siis Kunksmoori joonistustest. Ja samamoodi osalesime me Eesti Instituudi poolt korraldatud luulevõistlusel ja Luisa Grilli ja Maia Piruccio olid mõlemad nagu üks meie endine õpilane ja teine praegune kooliõpilane, nii et mõlemad Itaaliast, et meie osalesime ühesõnaga. Ja see on ka see idee, mida ma järgmise aasta programmi tahtsin sisse kirjutada, et olla nagu Eestiga veel rohkem nagu ühenduses, et kui midagi Eestis korraldatakse, et siis ka meie lapsed võiksid nagu osa võtta sellest ja mulle tundub, et lastele see nagu väga meeldib, et see on nagu midagi aktuaalset ja midagi, mis on väga konkreetne.
Aga see on siis meie igapäev. Ühesõnaga, igapäev tähendab seda, et meie koolipäevad umbes 9-10 korda aastas saame me kokku ja meil on eesti keel ja on kodulugu ja on meisterdamine, mis tavaliselt see joonistamine, meisterdamine võtabki kokku kogu selle koolipäeva, üritades siis lõimida kõiki neid teemasid ja siis sellel teemal, siis, mis oli koolipäeva teema, siis sellel teemal siis nagu kas siis meisterdada või joonistada. Ja jah, see ongi meie niisugune igapäev. Siin on niisugused poiste teemad, selles mõttes oli aasta, millel meil oli väga tugev poiste grupp oli meil Milanos, need iga kord projekti kirjutamisel olen ma nagu aluseks võtnud ka selle, et kes mul grupis on ja ma nagu üritan nagu sellel nagu silma peal hoida. Ja teater on meil alati meeldinud ja seda me oleme väikestega üritanud teha küll väiksemas skaalas ja siin me kasutasime ära Rimini näitemängu maske, nii et kõik harud on omavahel nagu ühendatud ja koostöös, aga ka see on meie igapäev. Ühesõnaga kõik niisugused mängud ja keksud ja lauamängud ja sõnamängud ja pallimängud ja uka, mina, Priit. Ühesõnaga ka kõik see on meie koolipäev. Ja ma olengi lõpuni jõudnud oma esitusega ja siia jätsin ma meie WordPressi kodulehe, mida ma küll vähem täidan selles mõttes, et Facebook on sedavõrd sümpaatne ja jõuab igaüheni ja pigem siis praegu tasub vaadata meie tegemistest Facebooki kui WordPressi kodulehte. Ja tore! Jõudsin lõpuni ja selline meie kool on.